ma ei viitsi tõusta veel. Magaks kuskil 5 minutit veel. Äratuskell heliseb uuesti ja ma ei viitsi veel. Aga ma pean, sest mul on kohustused ja samal ajal, kui ma ärkan, ma tahan kangesti telefoni kätte võtta, sest äkki on keegi kirjutanud midagi, äkki on mingi muu põnev märguanne ja siis mul tulevad mõtted meelde, et ei, Silver, ei. Sa tead väga täpselt, mis juhtub siis, kui sa telefoni võtad kätte esimese asjana, kui sa oled just ärganud. Et ma pole käimagi läinud veel, kui ma juba tahan, et mind mingisugune info mõjutaks. Ja ma suudan ennast ära rääkida peaaegu iga kord. Ma tõusen püsti, panen tule põlema, joon vett ja jään mõttesse. Ja mõtlen, et huvitav, kas eile oli midagi, mis mul hästi välja tuli. Eile ma ärkasin tegelikult esimese äratuskellaga, mis on võit. Ja ma viksisin eile saapad ka ära, et mul täna hommikul rohkem aega siis oleks. Panen kohvivee keema ja hakkan oma hommikust trenni tegema. Ja ma tunnen, kuidas mu keha aina rohkem käima läheb. Veri läheb iga südamelöögiga, iga lõuatõmbega, iga kätekõverdusega järjest rohkem laiali kehas. Ja ma lõpetangi trenni, ma võtan liige duši ja mul on teadmine, et pärast duši ma olen päevaks valmis ja mind ootab köögis just see õige temperatuuriga kohvi, mille lõhna ma tegelikult juba vannituppa tunnen. Ja sisuliselt ongi see esimesed 30 minutit minu päevast, sellest hetkest, kus mu silmad lahti teen. Ma võtan selle esimese pool tundi ainult enda jaoks. Ma olen ise endaga. Ma ei saa ühtegi mõtet kuskilt mujalt, ei telefonist, ei telerist, ei raadiost, mitte kuskilt mujalt. Ainult mina. Ja kui praegu mõelda sellele, siis see võib-olla ongi üks suuremaid päästerõngaid olnud minu taastumisel depressioonist ja ärevushäirest üldse. Kui tuua kontrast näiteks varasema perioodiga, kus ma magasin nii kaua, kui oli vähegi võimalik, viimase minutini. Ja oligi selline meeletu pendeldamine, et üks osa minust magas, teine lükkas seda äratust edasi ja kuni viimase minutini välja. Ja selle tõttu, et ma viimasel minutil ärkasin, ma pidin ka teisi asju palju kiiremini tegema, ehk siis ma pidin meeletult kiirustama hakkama. Ja kiirustamise käigus ma ajasin ennast juba stressi esimese minuti jooksul. Sellised mõtted, et mis ma selga panen, kas ma süüa jõuan, kas ma üldse kohvi jõuan juua, kas ma üldse pessugi jõuan minna. Ja kui ma jõudsingi midagi teha näiteks, kui ma jõudsin süüa, siis ühes käes oligi võigu, teises käes oli telefon, täiesti zombilt ühe näoga lasen toitu sisse, teise näoga scrollin telefonis, eks ole, ja ma ei olnud veel ärganud. See kõik oli meeletu selline infotulv lihtsalt ja lihtsalt pommitasin enda värskelt ärganud aju. Ja ma ei võtnud aega siis endale. Ja selline mustri tegelikult ju peegeldus üldse kõikides ettevõtmistes sellel ajal. Oligi selline viimasel minutil reageerimine, näiteks muredega mitte tegelemine, sellised ajutised naudingud, iseenda tuimestamine, unetundide ohverdamine, kehvasti söömine, ületunnid. Ja siis tagantjärele nagu ma mõtlengi, et kuidas ma üldse funktsioneerisin nii. Et praegu, kui ma räägin sellest, siis see ei mahu pähe tegelikult nende uute teadmistega. Ja samas ei maksa imestada üldse selle üle, et ma saingi siis haigestumise depressiooni, millele ma sain kaasa ärevushäire. Ja ilmselt ka
tänu sellele sündmusele ma väärtustan täna nii palju neid hetki lihtsalt, kus ma saan olla ainult iseendaga. Ma lihtsalt tekitan selle aja endale, kus ma saan panna kirja enda mõtteid, kus ma saan küsida iseendalt, et kas mul on kõik hästi ikka või häirib mind miski. Muidugi mul ei õnnestu seda kogu aeg teha, aga ma olen meeletult õnnelik isegi selle üle, kui see aja võtmine enda jaoks piirdubki minu pooletunnise hommikurutiiniga. Need hetked iseendale on muutnud mu mõtteviisi, mu käitumist üldse ja on andnud ka tegelikult meeletult palju motivatsiooni juurde, sest ma näen tulemusi ja tulemuste nägemine paneb mind veelgi rohkem tegutsema. Nii et kui sa mõnikord tunned, et sinu stressitase on ka varasemast või tavalisemast kõrgem, siis tekita endale hetk, kas või 10 minutiks ja vaata, mis saab. Kogemusnõustaja Silver siin. Tšau!